No tere, täna lahendame ülesandeid, mida leiate siis tänase tunnikirjelduse manusest. Et siis esimene ülesanne, põletati 10 grammi fosforit, mitu grammi hapnikut selleks kulus ja mitu grammi tetrafosfordekaoksiidi tekkis. Oli siis vaja teha 4 sammu. Esimene samm on keemilise reaktsiooni võrrandi kirjutamine, teine samm on selle tasakaalustamine, kolmas samm on andmete väljakirjutamine ja 4. samm on siis arvutusülesande lahendamine. Teeme siis esimese sammu ära, kirjutame siia keemilise reaktsiooni võrrandi, et tegemist on siis fosforiga. Fosfor reageerib hapnikuga ning tekib tetrafosfor dekaoksiid. Ja seda on siis vaja meil tasakaalustada. Paneme tasakaalustustegurid kirja. Nii, siin on 4 fosforit, läheb vaja 4 fosforit, tekib 10 hapnikut ja läheb vaja siis 5 hapnikumolekuli. 5 korda 2 annab kokku 10. Esimene asi on tehtud. Nüüd paneme kirja andmed, mis meil antud on. Meil on antud 10 grammi fosforit ja on küsitud, mitu grammi hapnikut tekib ja mitu grammi tetrafosfordekaoksiidi tekib. Et kolmas samm on ka meil tehtud, andmed kirjutatud ja nüüd lahendame arvutusülesanne. Kirjutame antud MP on 10 grammi ja läheb vaja siis fosfori molaarmassi, hapniku molaarmassi ja tetrafosfordekaoksiidi molaarmassi. Fosfori molaarmass vaatame perioodilisuustabelist, see on 31 gramm mooli kohta. Hapniku molaarmass on 16 korda 2, see on 32 grammi mooli kohta ja tetrafosfordekaoksiidi molaarmass on 4 fosforaatommassi ja 10 hapnikuaatommassi, mis kokku teeb 284 grammi mooli kohta. Ja leida on vaja hapnikumass ja tetrafosfor dekaoksiidi mass. Ja see on siis küsimärk. Valemitest kasutame neid samu ainehulga valemit, seda sama ainehulga valemit, n võrdub väike m jagatud suure m-iga ja sellest valemist tuletame ka massi valemit, mis on väike n korda suur m. Ja lahendus. Esimese asjana leiame, mitu mooli fosforit meil üldse on. Et siis NP, see oleks meil m, P jagatud suur MP-ga. Ja vaatame, et seda on 10 grammi, ehk siis NP oleks 10 grammi jagatud fosfori molaarmassiga, mis on 31. Ja tulemuseks saame 0,32 mooli. Nii, nüüd me teame, et meil on 0,32 mooli fosforit ja mitu mooli hapnikut siis vaja läheb. Selle jaoks jagame 0,32 4-ga ja korrutame 5-ga. Et siis 0,32 jagatud 4-ga on 0,08 ja 0,08 korda 5 on 0,4 mooli. Hapnikut läheb vaja 0,4 mooli, et siis paneme kirja, et hapniku ainehulk NO2 on 0,4 mooli. Et siis hapnikugaasi mass sellest valemist on NO2 korda suurem O2. Ja kui me numbrid asendame sisse, oleks siis 0,4 mooli korda 32 grammi mooli kohta. Ja siit me saame 12,8 grammi.
Nii, et siis oli antud 10 grammi fosforit, nüüd teame, et vaja läheb 12,8 grammi hapnikut ja nüüd leiame ka tetrafosfordekooksiidi aine hulga. No alustame siis hapnikust, et 0,4 jagame 5-ga. Palju me saame? 0,8, 0,08 ja 0,08 korrutame 1-ga, sest siin on nähtamatu 1. Ja saame teada, et tetrafosfordekooksiidi tekib 0,08 mooli. Ja lahendame ka arvutusülesanne. Siin tegelikult on 2 võimalust. Et massi arvutamiseks me võime loomulikult kasutada seda molaarmassi, aga võime ka tegelikult liita ka need esialgsete ainete massid ning saame 22,8 grammi. Aga lihtsalt kontrollimiseks lahendame ka arvutusülesanne, et teame, et MP4O10 on 0,08 mooli. Ja siis vastavalt väike M P4O10 oleks väike N P4O10 korda suurem P4O10. Ja siis tetrafosfordekooksiidi mass oleks 0,08 korda 284. Ja saame 22,72 grammi, mis on enam-vähem see sama, mis me siin masside kokkuliites saime. Ja selle põhjuseks on see, et me ümardasime aatommassid. Fosfori aatommassiks oleks õigem võtta 30,97, meie seda aga ümardasime. Süsiniku aatommassiks oleks õigem võtta 12,01, aga meie jällegi seda ümardasime. Ja hapniku puhul me ei ümardunud, vaid võtsime täpset väärtust. Võtame siis 3. ülesannet, see on natuke keerulisem, siin tuleb rohkem kaasa mõelda. Siis selline ülesanne, mitu grammi süsihappegaasi tekib, kui auto sõidab Tallinnast Tartusse, teades, et auto kütusekulu on 7 kilogrammi 100 kilomeetri kohta. Et kui auto sõidab 100 kilomeetrit, siis ta kulutab 7 kilogrammi kütust. Ja kütuse koostis on loomulikult keerulisem, aga meie paneme kirja. Meie kasutame siis tavalist pentaani. Et oletame, et see on meie kütus ja loomulikult toimub kütuse põlemine mootoris. Mootoris läheb vaja siis kütust ja hapnikut ning selle kütuse põlemise tulemusena vabaneb süsihappegaas ja vesi. Nii, ma ei tea, vaatame kõigepealt, kui kaugel üldse asub Pärnu, Tallinn Tartust. Näeme 185 kilomeetrit mööda maanteed. Meil on siis 185 kilomeetrit. See on siis 1,85 korda 100 kilomeetrit. Ja meie teame, et 100 kilomeetrit on täpselt sama, mis 7 kilogrammi. 1,85 korda 7 kilogrammi kütust, arvutame välja. See on 12,95 kilogrammi. Liitrites teeb see natukene vähem, natukene rohkem, sellepärast, et bensiini tihedus on veest väiksema tihedusega. Nii, et on siis antud C5H12 on 12,95 kilogrammi ja tuleb siis arvutada, mitu mooli bensiini meil siis kulub. Kõigepealt siis tasakaalustame meie keemilise reaktsiooni võrrand. Proovime siis nii, et meil oleks üks bensiinimolekul ja saame siis teada, mitu süsihappegaasi molekuli ja veemolekuli tekib.
Et süsihappegaasi molekuli tekib 5, kuna siin on 5 süsinikku ja vesiniku molekuli tekib 6, kuna siin on 12 vesinikku. 12 vesinikku bensiinis tekitavad 6 veemolekuli. Ja loeme hapnikud kokku. Siin on siis 10 hapnikut, siin on 6, kokku 16 hapnikut, 16 jagatud 2 on 8 hapnikumolekuli. Selline tasakaalustamine ja teeme siis sellega arvutusi. Bensiini mass on meil teada, on vaja siis kirja panna, on vaja siis arvutada, mitu mooli bensiini kulub, mitu grammi süsihappegaasi tekib. Nii et paneme siis andmed kirja. Antud. Andmetest on siis MC5H12 ja see on 2. Ja see on 12,95 kilogrammi ehk 12 950 grammi. Ja kuna meil on siin oluline ainult bensiin ja süsihappegaas, siis ülejäänud ainete kohta meil mingit andmeid vaja ei lähe. Sellest tasakaalustamisest meil piisab. Me teame, et süsihappegaasi ainehulk on 5 korda suurem kui bensiini ainehulk. Ja paneme siis kirja vajalikud molaarmassid. MC5H12 oleks siis 5 korda 12, mis on 60, pluss 12, mis oleks 72 grammi mooli kohta. Süsihappegaasi aatommass, süsihappegaasi molekulmass. Ja süsihappegaasi molekulmass tuleb siis ühest süsiniku aatommassist ja 2 hapniku aatommassist, see on 12 pluss 32, see on 44 grammi mooli kohta. Ja leida on meil vaja MCO2, mitu grammi süsihappegaasi auto siis eraldab õhku. Valemiks nagu ikka läheb N võrdub väike M jagatud suure M-iga ning sellest tuletame ka väikese M-i valem, mis on N korda suur M. Ja lahendus. Arvutame välja, mitu mooli bensiini üldse põleb. MC5H12 on MC5H12 jagatud suurem C5H12 ning N oleks 12 950 grammi jagatud 72. Ja see on 170, no paneme 180 kirja, mooli. Et siis võime siia kirja panna, et moolide arv on 180. 180 jagame 1 ja mitmega me korrutame 5. Nii, 180 jagatud 1 korda 5, see on siis 500 pluss 400, 900 mooli. Ja nüüd me saime teada, et süsihappegaasi NCO2 ainehulk on 900 mooli. Ja sellest lähtudes paneme kirja ka süsihappegaasi massi valemit, mis oleks siis NCO2 korda suur MCO2 ja MCO2 oleks 900 mooli korda süsihappegaasi molaarmass 44 000 miinus 4400, see on 39 600 grammi, mis on 30, no peaaegu 40 kilogrammi.
40 kilogrammi süsihappegaasi. Kui sa sõidad autoga Tallinnast Tartusse, siis sinu autost paiskub õhku 40 kilogrammi süsihappegaasi. Seda tüüpi ülesanded on siin töölehel olemas, siin viimane on natuke keerulisem, aga kõik ülejäänud on sama tüüpi ülesanded ja proovige iseseisvalt lahendage need ära.